mina olen Rain Resmel-Tuusen Visionist instituudist ja vean siitpoolt Eesti juhtide kogukonda. Mul on veel üks väga hea uudis ka, et meil on kohe-kohe tulemas ka kuu viimasel kolmapäeval Eesti juhtide kolmas kogemuskohtumine, mis toimub sellel korral Tallinna teletornis ja me räägime GoVisioonist ja ma arvan, et me mõnes mõttes natukene teeme siin GoVisiooni täna ka kõik koos kolmekesi. Meil on külas taas Monika Kusmina Good Newsist ja erikülalisena Jüri Orgusaar, kes on ärimentor ja tegeleb ettevõtlusega ja mentordab teisi ettevõtjaid ka, nii et meil on paras pande, nagu öeldakse, jälle koos. Tere sulle ka, Jüri! Tere minu poolt ka. Väga rõõm siin olla. Jüri, meil on tänaseks peateemaks, mida me iga kord püüame sõnastada. Me võiksime küll iga kord öelda, et me räägime juhtimisest, aga me Mhm. ikkagi püüame nagu peateema ka võtta ja see on ettevõtlus ja see, et kas ettevõtlus üldse sobib kõikidele inimestele ja mis hetkel ettevõtlusest saab juhtimine ja kas juhtimine ka sobib kõikidele inimestele. Ja no sa oled selline maailmarändur. Mina viimati kohtusin sinuga Palisaarel. Sa käid siin kolmnurgas Eesti, Bali ja Austraalia ja kuhu iganes sa jõuad. Praegu sa vist oled küll kodumaal Eestis, aga kui sa näed, kohtud ja suhtled juhtidega ja mitte alati sellises formaalses õhkkonnas, vaid natukene vabamas õhkkonnas, siis mis sul täna on tunne 2026 siin Eesti sügavas talves, et millest nagu juhid tegelikult muret ja rõõmu tunnevad? Ja kuule ennem siin, jah, selles mõttes, et juhid. Noh, ma räägin väga palju ettevõtjatega, eks ju. Ja tihti nad on ka võib-olla ongi üksik ettevõtja, üksiküritajad, aga seda enam nad on ka, ega ettevõtja on ka juht, on ju, samas. Et kui tal ei ole muud juhtida, siis iseennast. Ja muidugi on see nii nagu üleüldiselt ühiskonnas praegu, et selline ärevus ja noh, teadmatus ja ütleme, et mingid käibed on langenud siin on ju. Et eks see on teema ja ma olen oma ärimentorluses seda olengi näinud hästi palju, et mis iganes asjast algab kuidas on see inimene enda jaoks selle probleemi sõnastanud, on ju. Noh, käibelangus või et nüüd mingi muu, siis tegelikult me jõuame väga tihti vähemalt kõrvalprobleemistikuni jõuame inimese sellise nagu meeleseisundini. Et kuidas me saame nende muutustega, eriti kui nad ei tundu kõige positiivsemad, kuidas me saame nendega hakkama, et maailm praegu on väga selline, nagu ta on ju. rohkem? Ja siis see on üks peamine teema, et hästi tihti on see, et me räägime rahadest, räägime siis kollektiivist, protsesside juhtimisest, aga me jõuame tegelikult, eks ju, enesejuhtimiseni ja jõuame ka, mida mina siis meetodina kasutan, sellise meeleseisundi ja emotsionaalse seisundi tõstmiseks ja kohendamiseks või joondamiseks on siis noh, üks peamine meetod minul on, eks ju, teadlik hingamine, mida ma siis õpetan. Ma tean, ma teadlikust hingamisest sinuga palju rääkisin ka pikalt ja mul on kohe siit nagu mitu küsimust ja teemat, aga ma püüan kõigepealt tulla sinna algusesse tagasi, et me räägime juhtimisest ja siis me räägime ettevõtlusest ja ettevõtjatest ja minu arust mulle tundub loogiliselt, et ühtegi ettevõtet ei saa luua, kui seal ei ole juhti, eks ole. et kas see Jah. on ühe mehe ettevõte või seal on 1000 inimest ja siis versus nagu sellised noh, korporatsioonid, kus on juba igasugused süsteemid, osakonnad, divisjonid, ma ei tea, mis kõik veel, kus siis tiimid, eks ole, kus ollakse juhid, keskastme juhid, tippjuhid. Kas sinu jaoks on vahet juhil ja juhil, et kas nagu ühe mehe firma juht on midagi muud kui tippjuht 1000-pealises ettevõttes?
noh, teatud meetodid on erinevad, eks ju, neil ja vastutus ja nii edasi. kuigi, kui sa oled oma ettevõtte juht, siis sa võid ka tunda oma elu ees suurimat vastutust ja oma pere ees, on ju. Et laias laastus on ikkagi see, et kõik on inimesed muidugi. Ja kõik tegelikult algab sellest, et me ei saa teisi juhtida, mida iganes sellest võime ka rääkida, mis see siis üldse on, see juhtimine on ju. Kui me ei, kõigepealt tuleb ennast ära juhtida, enda emotsioone, enda mõtteid olla õiges kohas nii-öelda, et siis olla teistele mõnes mõttes nagu eeskujuks, nii nagu vanem, eks ju, võib õpetada, mis ta õpetab lastele. Tegelikult ta vaatleb sind ja teeb nii, nagu sina teed ja oma elu elad. ma tahan siia kohe põrumise sisse tuua, et Jüri Olgusaar on ise huvitav näide sellest, et kui väga paljud mentorid, ettevõtjad ja juhid meediasse jõuavad, nende lood, siis nad on kuidagi nagu kukkunud ja sellest õppinud ja põrunud ja siis tulnud targemana välja, siis pigem jõuavad sellised lood, aga Jüri on eriline nähtus, sest tal neid põrumisi väga palju pole olnud, et kes võib-olla Jüri tausta ei tea või pole sattunud ajakirjanduses lugema neid lugusid, siis ta on ettevõtja 25 aastat, on ühe korra elus käinud tööl siis alluvuses, see oli Kanal 2, ta on loonud selle Kanal 2 logo, mis tänaseks on küll natukene kuju muutnud, aga selle algse versiooni on loonud Jüri ja neid põrumisi pole olnud. Ma nüüd küsin, enne kui ma tahan kindlasti vabadusest rääkida, sest see on su üks peamine teema ka, kas nende mittepõrumiste, ütleme siis, või väga suurelt kukkumiste taga ongi seesama teadlik hingamine ja seesama enesejuhtimine, et kas sa oled õnnesärgis sündinud või see on ikkagi väga suur töö, mida sa oled ise või endaga teinud madalalt lennanud, eks või ole. madalalt lennanud ja ka väga hea. Tead, mis ma räägin, täpsustan niimoodi, et vaata, põrumisi ikka on olnud, on ju. Kui sa ikka sõidad, siis vahepeal põrub ka. Aga küsimus on see, et mis ma siis, noh, nüüdseks, nagu ma võin öelda, et poolnaljaga räägin, aga mingil hetkel mul oli tõsi taga, et kuidas ma siis õpetan teisi, et kui mul ei ole seda lugu, kui ma kukkusin kuhugi sügavasse auku, on ju. Ja siis rähklesin seal ja kaotasin kõik ja siis tulin sealt nagu välja kuidagi, onju. Ja selline, ma ei tea, natuke äkki ameerikalik selline hero story onju. Et olingi mures, et kuidas ma siis, et kui mul ei ole seda, siis mul ei ole seda kogemust. Tegelikult ma olen aru saanud nüüdseks, et on ikka olnud põrumisi, mul on olnud, olen võtnud üle firmasid, kus lõpuks jääb kätte ainult kohvimasin ja nagu ja nii edasi, eks ju, et mis on noh, selles mõttes, et ei tule, kõik ideed ei teostu. kohvimasin vähemalt töötas. kohvimasin töötas aastaid, aga arvestades nagu seda funktsiooni ja summasid, siis see oli ikka päris kallis kohvimasin. Aga ma olen aru saanud sellest, et loomulikult, et määrav on see, kuidas me hakkama saame nende põrumistega nii-öelda, onju. Noh, nagu väga kõrgel tasemel öeldakse, et tegelikult eksimusi ei ole üleüldiselt elus ja kõigest me saame õppida ja kõik on meile, et elu juhtub meie jaoks, mitte meie ka, eks ole. Aga, aga, aga siis ma sain, jah, ma nagu jõudsin sinna, et tõenäoliselt see ei ole juhus, juhuseid võib-olla ei ole. Et kui ma olen nüüd veerand sajandit olnud ettevõtja, tõesti ülikooli pingist läksin Kanal 2, lõin tegelikult kõigepealt, lihtsalt sattusin oma siis loengupidajaga Taska kabinetti ja Taska ütles, et kuule, sa pidid olema reklaaminduses klassi parim, et tahad sa hakata siin toimetama. Ja siis esmaspäevast istusin seal, et ei olnud veel lauda ei olnud ka ja et kõigepealt tuli siis turundusosakond luua, onju. Siis, kui ma täpselt sajandi alguses alustasin ikkagi oma ettevõtlusega, olles saanud ka siis mõnes mõttes Kanal 2-st sellise esimese, ma ei tea, kogemuse ja tuule tiibadesse, siis ma juhuslikult samal ajal tutvusin teadliku hingamisega. Ja kuidas mina seda näen, ongi see, et kellel mis, whatever works, nagu öeldakse,
mingi meetod või selline nagu igaüks peab endale otsima, onju, kes käib šamaanilaagris või mingis muus laagris, et ettehooldus, mis hoiaks mu vaimu, noh, sellise paindliku ja aitaks näha seda igas asjas siis, igas tagasilöögis ka ikkagi seda õppetundi. Ja siis juhtub see, et sa ei kuku lihtsalt sinna auku ära, vaid sa oled proaktiivne ja sa näed neid auke ette ja minu puhul ma siis hingan sealt ennast mööda, onju. see on natuke selles mõttes nagu õhukesel jääl käimine, et kui me siin Eesti juhtide kogukonna kontekstis räägime juhtimiskultuurist ja rasketest otsustest ja me siin just eelmises podcastis rääkisime ka sellest, et kuidas ennast juhtida, et juht ei saa enne hakata tiimi üldse juhtima, kui ta iseennast ei tunne. Ja samas, et see on tegelikult hästi suur probleem ikkagi Eesti ettevõtluskultuuris laiemalt, et juhitakse nagu noh, käsuliini pidi, mitte läbi tunnete või läbi teadlikustamise, eks ole. Ja siis, kui ma nüüd kujutan ette, et no meil on siin täna siin toas siin 40 inimest, eks ole, ütlevad, no kuule, Jüri, no mis kuradi hingamisest sa siin räägid, et me hingame iga päev sisse-välja, mul on nii palju muid olulisemaid, suuremaid, kriitilisemaid, kallimaid asju teha iga päev oma ajaga, kui siin teadlikult hingata, et ütle mulle nüüd, kus see seos tegelikult tekib või miks sa sellest räägid ja miks see on tegelikult juhtimises oluline? ma võib-olla enne, ja Jüri, kui sa vastad, ma toon ühe näite ilma nimedeta, et mina ise isiklikult olen saatnud väga keerulises olukorras juhi, kes ei olnud võimeline tegelikult enam isegi väga hästi rääkima, selles mõttes pinge oli nii suur, saneerimine oli ees, juba uudised igal pool, eks ju, kõik, kellele sa võlgu oled, on su peale kurjad ja sul on tunne, et noh, nüüd on kõik läbi. Et minu esimene taju ja mõte, kui ma istusin selle inimesega laua ääres, oli, et ma võtan su kaasa poksitrenni ja siis mine palun Jüri juurde. Ja loomulikult see ei lõpetanud ära neid raskeid otsuseid ja tegevusi, mida tuli hakata edasi tegema, aga ta oli võimeline minema kohtusse vähemalt mingisuguses seisundis, et ta oli oma keha liigutanud ja siis mida iganes Jüri seal teadliku hingamise tunnis siis teeb, kas seal on vestlused ja asjad ka, aga see inimene lihtsalt vähemalt selle päeva suutis sirge seljaga vastu pidada. Jüri. ja tagasiside oli tõesti, et ta oli üllatunud, ta ei olnud ennem kokku puutunud. See on huvitav, et sa tõid selle välja, eks ju, et õhukene jää, et me räägime nagu sellistest päris asjadest nagu juhtimine ja ettevõtlus ja siis toon siia sisse teadlik hingamine, on ju, mitte hinga. Kui ma ütlen hingamine, et ma õpetan hingamist, siis ikka keegi teeb selle nalja, et ma juba hingan nii ja nii kaua, kogu elu, on ju. Küsimus on, mitu hingetõmmet sa oled üldse teadlikult hinganud ja nagu ega see teadlik hingamine ei ole eesmärk omaette, vaid see aitab sul kontakti saada oma emotsioonidega, oma tegelikult eluga ja allikaga, onju. Nüüd, kui sa tõid välja selle, et kuidas need kokku sobivad, siis siin on väga tore meenutada seda, et mul ongi niimoodi olnud, et kuskil omal ajal tegin siis selle tõsise ettevõtluse argipäeva ära ja siis läksin nädalavahetusel kuhugi joogalaagrisse või mingisse muudse sellisesse vaimsesse praktikasse, onju. Ja ma nägin, et ma elan nagu kaksikelu, ja ma teadlikult ka hoidsin neid lahus, sellepärast et tundus, et kui ma räägin oma kliendile, et kuule, ma käisin siin šamaanilaagris nädalavahetusel, siis ta ütleb, kuule, okei, see ei ole normaalne, et noh, ma igaks juhuks ei telli sult enam, onju. Ma arvan, et aeg on ka muutunud ja mina olen niimoodi muutunud, et see märkamatult aastate jooksul, see kaksikelu ja need kaks maailma, need nagu sulandusid kokku. Niimoodi, et praegu mul ei ole mingit probleemi, kui sa tood selle välja, et kuule, kas siin on mingi vastuolu, sest ma ütlen, et ei ole. Et see inimene, kes endaga ei tegele, eriti kui ta on juht ja vastutab oma ja peaks juhtima teisi inimesi või on ka ettevõtja, eks ju, siis kes ei tegele endaga, no
siis kuna tuleb olukordi, mis ei ole kõige soovitavamad, no siis ta satub probleemidesse, ma ütleks siis niimoodi. Ja kui ta ei tunne oma emotsioone läbi ja oma hirme läbi ja ei tegele, ei muuda oma ärevust elevuseks näiteks, siis väga palju on praegu selliseid, kes on siis läbipõlemisest räägitakse päris palju, on ju, või on läbipõlemise äärel ettevõtjaid just. On kahjuks väga palju, kes ma näen, et ta tuleb nagu, tulebki selle probleemiga, et tal bilanss ei ole see, mis vaja, on ju. Aga tegelikult ma näen üsna kiirelt ära, et ta meeleseisundiga tuleb tegeleda. sa tõid huvitava asja siin ärevusest elevusse, kuidas see ikkagi nüüd täpsemalt käib? No vaata, võib-olla see on mõtestamise küsimus. Et mõned ütlevad ja räägitakse ärevushäire ja et kas neil on üldse vahe või on see mõtestamise küsimus? Kas ärevus on sama asi kui elevus? meelde, tuleb nii-öelda aususe huvides tunnistada, et tegelikult mina puutusin Jüriga esimest korda elus kokku just nimelt Kanal 2-s, kui tema oli seal see noor turundaja ja mina olin see ajakirjandusbeebi, kes hommikusaateid juhtis. Ja siis meil seal tol ajal öeldi, et no vahel ikka läks, vaata siis ju filmiti lindi peale, ega siis ei filmitud veel digitaalselt. Ja siis vahel juhtus midagi lindiga ja siis noh, defekt tuli. Ja siis meil alati montaažis öeldi, et noh, pöörame defekti efektiks. Jaa. et see nagu on sama natukene, et ärevus elevuseks, et see seisund või noh, et sisu ei muutu, aga muutub see, kuidas sa näed seda asja. Ja see, millest ikka räägitakse, et see ja seda ei usu ennem, kui sa seda koged teatud kordi või sa näedki, et ongi võimalik niimoodi, et sa muudad lihtsalt oma nägemisnurka. Aga see vajab harjutamist vist võib-olla tuleks nii öelda, et harjutamist. Üks oluline teema veel on hirmu teema, et no kui ikka hommikust õhtuni loed, et toimuvad suured koondamised mitte ainult ametiasutustes, et võib-olla selle üle eestlane isegi suudab rõõmustada, et ametnikke jääb vähemaks ja äkki siis bürokraatiat jääb ka vähemaks, aga ka ju suurtes ja edukates ja tõesti tunnustatud ettevõtetes on ju, et või siin agentuurid panevad uksi kinni, pankrot ootab ees, et ja samamoodi saanud suuri tunnistusi, mis ju teeb ühest küljest alguses nukraks, aga lõppkokkuvõttes selle informatsiooni sees olemine tekitab hirmu. Kuidas sa suhtud hirmusse või mida sa ütled nendele ettevõtjatele, kes jõuavad sinu juurde, ütleme nii-öelda mentori kabinetti ja ta noh, võib-olla sa vaatadki bilanssi ja vaatad numbreid, et tegelikult ju asi ei olegi nii hull, kõik on võimalik, aga ettevõtja on noh, hirmuseisundis, ei julge enam pakkumisi teha, eks ju, noh, kuidas sellest üle saada? Ja no ikka teadliku hingamisega või kellele mitte. Et asi on selles, eks ju, et aju on meil niimoodi ehitatud, et ta reageerib ja tajub hirmu oluliselt võimendatuna, eks ju, võrreldes näiteks rõõmuga või rahuloluga. Ja siis psühholoogias on selline termin nagu see fight-flight, eks ju, kuhu me vanasti hunter-gatherers, siis ütleme jahimeestena on ju, sattusid selle tiigriga kokku ja siis sul oligi kas võitle või põgene, on ju. Tiigriga bilanssi ei aruta väga, jah. No jah, et see võib miinusesse jääda. Nüüd on see, et hästi tihti noh, hirmul on suured silmad, ütlevad eestlased ju ka, eks ju. Et ja sa ei saa ennem lahendada neid väljakutseid adekvaatselt, kui sa oled selles fight-flight, selles seisundis, on ju, ja oledki nagu hirmukammitsais, ütleme siis, on ju. Nüüd on küsimus, et kuidas jõuda oma keskmesse ja vaadata, et mis siis tegelikult toimub. No miks me ikkagi siis naeruvääristame kõiki neid, ütleme joogat võib-olla enam nagu mitte, meditatsiooni ka, seda on ju teaduslikult tõestatud, eks ju, ja Eesti ajakirjanduses ka uuringute tulemusi avaldatud. Miks me siis ikkagi naerame kõige selle nii-öelda eneseabi või parema elu
poole püüdlemist läbi enesearengu me oleme, erinevate Monika, karm rahvas, kes peab võitlema läbi valu no me ja oleme vere ju ja pisarate. looduse rahvas, me oleme ju tulnud loodusest ja No juhi positsioon on ikkagi midagi, mis on noh, midagi natuke justkui tõstetud, eks ole, et juht on keegi, kellel on kogemusi, kellel on teadmisi, kes on maailma näinud, kellel on inimesed, kes teda kuidagi jälgivad või tema noh, teekonda siis kuidagi kaasa kõnnivad, eks ole, et see on juht ja nüüd, kui me nagu ühiskondlikult natukene nagu mõtleme, et no see hingamine ja need asjad siin, noh, need on niisugused pehmod värgid, et see nagu äkki ei sobi nagu niisuguse tõsise asjaga ikkagi päriselt kokku. Tead, minu arust jääb seda väga palju vähemaks on jäänud. Võib-olla on maailm muutunud, võib-olla olen mina muutunud ja näen teistmoodi maailma, aga mina puutun kogu aeg kokku inimestega, kes on sellised tõsised Eesti mehed näiteks. Neil on ehitusfirma või neil on mingisugune, ma ei tea, raua puurimine. ja nad ütlevad, et on vaja tegeleda endaga ja tulevadki hoopis, mitte ei tule ärimentorlusse, vaid tulevadki konkreetselt tellivad oma firmale, näiteks kogu kollektiivile hingamiskoolituse. Nii et ma tegelikult ei näe enam seda, et seda see on tore sõna siin, Liilon, et kas me naerustame seda teemat. Et see võiks täitsa sõna olla, võib-olla sa mõtlesid nii, võib-olla tuli trükiviga, aga nõustama. et minu arust on see naerustamist palju vähemaks jäänud, sellepärast et faktid räägivad iseenda eest. Ja räägib ka see, et noh, üldse teadlikku hingamist, eks ju, see tuleb Indias pranayamast aastatuhandeid, aga seda on nüüd läänes väga palju uuritud ka. Ja noh, ma ütlen taaskord, et see ei pea olema hingamine, on ju, et mis iganes inimesel, millega ta hoiab enda vaimu tasakaalus, võib ka nii minna, et seesama need kõigepealt 1, siis 2 ja siis 4 õlut reede õhtul on ju, ka justkui hoiavad seda vaimu tasakaalust, jälle esmaspäeval minna see Blue Monday tööle tagasi, aga noh, see ei ole kõige tervislikum äkki on ju. tuleks selle ühe peateema juurde, mida me oleme ka kokku leppinud, et me arutame täna on ettevõtlus, kas ja kellele sobib, et ütleme praegu tõenäoliselt see ka ajas muutub, eks, et 10 aastat tagasi oli olukord teine, aga kui sa vaatad praegu kõike, mis toimub maailmas, kes on ära vaadanud Trumpi kõne ja siis Kanada poliitilise kõne ja näed, millised jõujooned on suures pildis ja kuidas majandus on ärevuses üle maailma noh, ja räägime meie väikesest Eestist, mida sa näed Eestis, kellele täna 2026 tõesti juhtimine ei sobi, et kui inimene mõtleb liikumisest nii-öelda ettevõtlusvaldkonda või olla töötaja kuskil kindlas ettevõttes, mis pakub turvatunnet, kui seda üldse on võimalik täna kuskil tunda ja pakkuda, siis mis on need omadused, mis peavad olema sellel inimesel, kes täna sobib juhiks? Jah, mulle meeldib selle küsimuse või selle sinu sõnavõtu lõpp rohkem, et mis on see, mis tegelikult teeb juhi või ettevõtja ja mis nagu loob selle sobivuse, on ju. Et ma olen ise ka nüüd mõelnud ja ausalt öeldes tegin isegi mingi listi siin ja usud või mitte selle chat GPT-ga, vaid oma peaga. Kirjutasin üles, mõtlesin, et mis see siis tõesti on ja siin öösel oli isegi niimoodi, et ei saanudki ennem rahu jääda, kui et tuli, oota, see ja see on, siis tõusin üles, panin arvutisse kirja. Pärast kaasa ütles hommikul, et ma siin midagi sahmisin, on ju, et ta ütles, et pidi olema nii, et hea luuletaja pidi olema ka see, kes ei pea paljuks. Kui tuleb vaim öösel une pealt peale, siis tõuseb üles, kirjutab selle luuletuse üles, on ju. Et me võime siin järjest neid isegi võtta, et võtame muidugi. mis minul on ja tegelikult see oleks niisugune avatud diskussioon, et ega mul ei ole valmis lõplikult lihvituid vastuseid, on ju.
et noh, üks, millest räägitakse, et ettevõtlus, et nõuab julgust, on ju. ja, ja siin on mitu aspekti selle julgusega. Kui ennem sai mainitud, et praegu on see aeg, kus suured firmad koondavad inimesi, on ju, siis minu kõrvu on jõudnud näiteks selliseid olukordi, kus noh, lasebki, ütleme siin mingi disainiagentuur või keegi laseb pool kollektiivi koondab ja siis need tegelased teevad hoopis oma firma, on ju. Ehk et tegelikult praegu on väga suur võimalus ettevõtjaks hakata. Teinekord on nii, et on vaja, keegi peab sind nügima, nii nagu lapsi peab mingist vanusest üle pesa ääre nügima niimoodi armastavalt, on ju. Et ta ikkagi nagu lööks oma tiivad lahti. Siis ja võtaks siis selle vastutuse, on ju. Et minu arust on praegu päris suured võimalused selleks. Ja et üks asi on, jah, on julgus. Ja siis ma mõtlesin selle üle siin vaiksetel öötundidel üldsegi, et hea küsimus üldse vastu ka. Et ma mõtlesin niimoodi, et vaata, et kas ettevõtjaks, et kas see on oluline aspekt, et on vaja julgust, et hakata näiteks ettevõtjaks. Sest kui ma mõtlen enda ettevõtjaks hakkamise peale või üldse, siis ma hakkasin mõtlema, et kas julgust saab üldse tajuda seda rakendades inimene ise. Et mulle on öeldud, et kuule, sa tegid seda või sa käisid mingil reisil, et sa oled ikka päris julge või et kuidas sa niimoodi julged seda oma, ma ei tea, klientidega suhelda või oma ettevõtet pidada, on ju. Mina ei taju ise seda julgusena, vaid ma tajun seda lihtsalt, ma ei tea, common sense või noh, et lihtsalt nii on ju. Et kuidas teile tundub, et kas julgus on selline asi, mida saab ise üldse tajuda ja kas seda saab arendada, ma mõtlen, või julgus on tagajärg, kui ma mõtlen läbi, et näiteks mind on koondatud, on ju. Ja nüüd ma mõtlen, et pagan, kellegi teise suva alusel ta otsustas, et ma ei ole piisavalt efektiivne, ma ei ole enam vajalik, siis see tore väljend, et vabandust, juht kutsub enda juurde, ütleb, et me peame laskma sul minna. ma ei ole tahtnud minna. aga nüüd on lastud sul minna, on ju. nüüd, kas ma siis hakkan nagu fight flight'is olen, on ju, ja hakkan otsima kohe, et kelle soosingut nüüd kedagi võita, on ju, et kuhu ma nüüd saaks uuesti tööle. või ma hoopis ongi selline meeleseisundi muutus, mõtlen, oota, mida on inimestel praegu vaja, mis on minu oskused, on ju, mis väärtust ma saan anda teistele inimestele. võib-olla ma ei pea ühele inimesele ennast müüma, kes siis ütleks, et no ma võtan su tööle, valin siit 150 CV hulgast või ei võta, on ju. vaid nüüd ongi võimalus hakata ettevõtjaks, eks ju. juhiks. juhiks. ma küll, mul praegu tekkis see mõttepojakene, et võib-olla julgust tõesti on raske ise nagu tajuda, sellepärast et sa tegutsed mingi noh, tõuke ajal, eks ole, mingi teadmise ajal, mingisuguse kõik, mis emotsiooni ajal, aga kui sul julgust ei ole, vaat seda märkad küll. tahaks teha, aga no ei julge. mina näen igapäevatöös näen küll seda ja näiteks Olesja Saue, kes teeb digikanalite ja digipersoonibrändingu teemal ka doktoritööd ja mida me oleme arutanud, et ühes valdkonnas on küll see tajutav, kas on see julgus olemas või ei ole. Et kui inimesel on siis see supervõime või mingisugune anne ja ta oskab midagi väga hästi, ta ise teab seda ja talle on siis võib-olla lähedased ka öelnud, aga nüüd see otsus, et minna ja seda jagada ja öelda, et vot ma oskan seda väga hästi ja ma tahaksin sulle sellist teenust pakkuda, et see nähtavale minek, et see küll on näha, et kas see julgus on või ei ole ja sealt tõenäoliselt tuleb siis mängu see hirm, mis meil on, et me jääme kas rumalaks või meid mõistetakse hukka, meid naerdakse välja, et seda piiri ma näen küll ühiskonnas ja inimestes, keda tegelikult me kõik väga vajame, aga nad vajavad seda mingisugust perioodi tuge, abi ja tunnustust, et nad teeksid selle lükke, et nad lihtsalt ütleks ja teeks selle kas või ühe postituse, et vot mina olen hea disainer ja mina tahan sind aidata, et sinu asjad näeksid ilusamad välja. kas me võime siis öelda, et tippjuhid on nagu superjulged või?
peaksid nagu justkui olema. kas, no kas see julgus nagu kasvab kaasa selle juhi karjääri arenguga või on see ikkagi nii, et ma ei tea, oled sa, Jüri, kohanud ka tippjuhti, kes tuleb sinu juurde ja ütleb, et vaat enam ei julge? ega keegi ei ütle päris niimoodi, eks ju, et ei julge. aga eks kindlasti inimesed, eks ju, kasvavad oma rollidesse ja tihti on see, et elu kõigepealt esitab sulle sellise väljakutse ja kui see ei lähe liiga kaugele sinu mugavustsoonist, et siis on tark see võtta ja siis sa kasvadki, eks ju. kui ta läheb liiga kaugele, siis noh, on too much ja siis sa lähed lukku, onju. aga julgus ja tippjuhtide puhul, ega on julgust ja julgust, ega juht võib ju ka olla näiteks autoritaarne juht. see tähendab, et ta ei julge delegeerida, onju. nii et, nii et hea ma küll, tal võib ma olla praegu julgust mõtlen, ma esineda ja mõtlen seda silma paista. teekonda praegu niimoodi, et kas see on kuidagi niimoodi, et ma olen julge ja sellepärast minust saab tippjuht või siis, et must sai tippjuht ja noh, nüüd peab julgus nagu kaasa tulema kõikide asjadega tegeleda ja. ma arvan, et mõlemat pidi saab. et julgust ja nüüd üks asi ongi teadvustamine, onju. et kas ma teadvustan enda väljakutseid ja seda, et mul puudub teatud julgus, siis on võimalik näiteks, et inimene ei saa juhiks või ettevõtjaks sellepärast, et ta ei julge silma paista ja ta ei julge eksida, onju. see võib väga reaalne põhjus olla, mis tähendab seda, et tal võib olla, tegelikult peavad kõik need aspektid olema olemas, sul peab olema nagu väike äriplaan, sul peab olema Excel, on ju, et okei, siin on äri, aga nüüd sa pead julgema seda kõike rakendada ja astuma välja. näiteks üks asi brändingu spetsialistina, üks lihtne selline, näed, tasuta nõuanne väikeettevõtjatele, mis ma annan. ükskõik, kas ta tegeleb näiteks, teevad köögimööblit või on neil autoremonti töökoda või midagi mida iganes, on ju, pagaritöökoda. kui ma vaatan, lähen selle Eesti väikeettevõtja koduleheküljele, on ju, siis seal on nagu jutt selline, noh, et oleme sellest aastast, teeme köögimööblit. tihtipeale see väike firmas, seal ongi see 4 töötajat näiteks, on ju, ja 1 või 2 Mhm, on need omanikud. ja siis on seal see mhm, kontaktikoht, kontaktivorm, siis on selline, et täida see ära, on ju, saada kuhugi musta auku, sa ei tea ka, kuhu sa lähed, on ju. ma ütlen, et väga lihtne üks selline julguse proov ja brändingu nõks on, pane oma näoga ennast sinna välja, sul on väike firma, on ju, kirjuta, et ma olen see, Juhan see ja mul tuli see mõte, et mulle nagu hästi meeldib teha köögimööblit ja puitu ja värki ja vaata, nüüd tekib kohe see, et sa oled nagu, võib-olla see on isegi üks väheseid viise, kuidas sa saad suurkorporatsiooni vastu. kui sa oled vahetu ja sina ise ja näitad oma näo välja, mitte sa ei ole lihtsalt, et täida kontakt, võtame teiega ühendust, ma ei tea, kellele. inimene tekitab inimesele usaldust, onju. Jüri, mis sul seal öises nimekirjas teisel kohal tekkis, mõtted? on enesemääramise mm, oskus ja vastutuse võtmine. ja see enesemääramine ja enesejuhtimine, eks ju, ongi ka ju laiemas mõttes elus, et kuidas ma saan hakkama ka sellega, kui ma loen selle mingi, mida see Donald Trump jälle ütles või noh, et võivad inimesed minna täitsa paralüseeritud olla, onju, pool päeva. ja siis talle tundubki, et ma ei saa seal muuta ka midagi ja mis ma siin üldse, eks ju, teen. ja see on nüüd tegelikult õpitav asi, on ju. seda me võib-olla olemegi tulnud siia seda enesejuhtimist nagu laiemas mõttes inimesena õppima, et kuidas hoida oma meeleseisundit, mitte lasta välistel faktoritel noh, ennast nagu parti alla lasta iga päev juba enne lõunat, on ju. kuidas püsida heas seisundis ja vaatamata, mis toimub. ja mis siis juhtub, on see, kui me seda harjutame, et meie alateadvus tuleb meile appi ja ta hakkab nägema neid asju
näitama meile neid asju, mis kinnitavad, eks ju, seda, mida me otsime. Ehk et kui siin vahepeal oli juttu natuke provokatiivselt, et kuidas see karvane, villane, see mingi teadlik hingamine sobib kokku ikka päris asjaga nagu juhtimine ja ettevõtlus on ju, siis, siis noh, sobib. no ma mäletan, et juba minu vanaema lapsepõlves ütles, et hinga sisse ja välja ja siis ütle ja tegutse, et tegelikult on see meie sellises ajaloolises, ma ei tea, paganismis või vanas usus juba sees, et hinga kõigepealt rahulikult, mõtle ja siis tegutse, et ma arvan, et siin midagi uut ei ole maailma tulnud, lihtsalt see praktika, et juhid peavad päriselt sellega tegelema, ma arvan, see on see, mis on raske koht võib-olla esialgu omaks võtta ja siduda. kui me räägime juhtimisest, mis on ju osutunud läbi kõikide nende podcast'i vestluste ka tegelikult see kogu aeg nagu läheb laiemaks ja sügavamaks ja keerulisemaks, et juht peab olema tark ja juht peab olema ilus, mida siin üks juht meile tagasisidestas, et tal on niisugune tunne, et ta peab olema tark ja ilus kõikide jaoks, et muidu ta ei ole vääriline juht, eks ju. ja siis sa pead veel olema rahulik ja trenditeadlik ja sotsiaalmeediasagar ja no Monika võib seda nimekirja veel siin sadade elementidega tulemusi jätkata, pead ka eks ole. tooma, ega selles mõttes sa Tulemusi veel pead kõik. pehmeks minema, aga siis sa pead ikkagi jääma samasuguseks, nagu sa oled, sellepärast et muidu ettevõtlus ei arene ja Excelid lähevad miinustesse. mulle Pi ka vahepeal küsis, et teda ka väga huvitab, et mis see juhtimine on just siis väikeettevõtja vaatest, et nemad juhivad ettevõtet, kus on 4-liikmeline meeskond. ma arvan küll, et me enamuse katsime juba selle ära, aga et tegelikult ma arvan, see juhtimise küsimuse identiteedi teema ikkagi tuleb aeg-ajalt sisse, sõltumata sellest, kas see on siis väikeettevõte või see on mingi väga suure ettevõtte, suure olulise osakonna juht, eks ju, et tegelikult need küsimused on suhteliselt geneerilised. ja nii kirjutab, et enesejuhtimiseks on hingamist vaja. noh, see on üks võimalus, eks ole. ja ma arvan küll, et juhtimisel on see, et selleks, et teisi juhtida, tuleb kõigepealt ennast juhtida ja ette elada. ja siis sa oled oma keskmes, siis sa näed ka, kuidas seda kollektiivi, seda konstruktsiooni, milleks on juriidiline keha või mingi firma, eks ju, edasi viia. ma tahaks hirmule vastu tuua rõõmuenergia ka, et tõenäoliselt me kõik mäletame seda hetke, kui Pipedrive tegi Eestis siis miljonäriks paarkümmend inimest äkki oli, kui see uudis tuli ja ma mäletan seda suurt rõõmu, mul oli selline tunne, et see oli ärimaailma olümpia ja meie võitsime ja ma lihtsalt kujutasin vaimusilmas ette neid inimesi, et noh, nad olid ju töö teinud ära ja ühtäkki neil olid võimalused hakata siis elama võib-olla teistmoodi või looma rohkem neid asju, mis neile meeldivad. kui palju, Jüri, sinu hinnangul teadlik rõõmu sissetoomine ettevõttesse muudab ka tulemusi ja kas su praktika näitab seda selle 25 aasta jooksul, et jah, me peame ühest küljest, me teame, inimene on emotsionaalne olend, tal on hirmud, aga kui palju aitaks see, kui me keskenduks rohkem sellele rõõmule, loeme teiste edulugusid, ma ei tea, saadame, meie näiteks käivitasime praegu enda siseringi grupis sellise asja, et hommikul igaüks saadab sellesse gruppi kõigepealt kõige rumalama, naljakama, erilisema kihvi, et me ei alusta päeva kohe sellega, et mis nüüd peab tegema, vaid võtame selle sekundi, et kuidagi tõsta natuke rõõmuenergiat. on see vajalik, Jüri? mina arvan, et on, aga ja noh, see sinu firma ja ettevõtlus on ju väga hea näide, eks ju, et Good News, et see on ka see, et mida sa valid kajastada ja millele sa annad jõudu juurde, on ju. aga selle rõõmuga on see lugu, et ta tagasi ei lööks, siis see ei saa olla tehislik, on ju. noh, selline nagu samamoodi, et kui ma olen tegelikult nagu selline hirmunud ja mure mõtetes ja siis olen kuskilt lugenud mingist raamatust või TikTokist, et noh, et mõtle positiivselt, on ju. ja kui sa hakkad nagu, et mingi ei, kõik on hästi, kõik on lahe, siis sa võid tegelikult lihtsalt veel rohkem alla suruda selle hirmu ja kurbuse, ütleme siis, mis on võib-olla rõõmu vastand, on ju.
et seda, aga see muidugi aitab, et kui sa nagu teadlikult keskendud, seda sa lood juurde, onju. aga siis tuleks jah vaadata, et sa nagu päriselt, et otsid seda tunnet, et ongi nii, et sa leiadki päris asjad üles oma elust ja oma tänasest päevast, mis saavad sind rõõmsaks teha. Ja siis ja juba ei keskendu neile asjadele, mis ei ole parimal moel. Jüri, sa oled ise spordimees ka sportliku taustaga, et me siin oleme väga palju keskendunud ja kuidagi on see hingamise teema tulnud jutuks, aga Jüri mängib jalgpalli ja sport on ka, on tähtis osa su elus. Kui oluline on motivatsioon ja distsipliin? No võitlussportlased, ütleme, Ukraina võitleja Uusik ütleb, et sellist asja nagu, mis motivatsioonist te räägite, distsipliin on tähtis, sama ütleb Eesti kõige kuulsam ja edukam raskekaalane Uku Jürjendal, et distsipliin on tähtis. Milline tasakaal peaks olema või kuidas sina mõtestad motivatsiooni ja distsipliini tasakaalu juhi seisukohalt? aga need kaks asja ma isegi ei tea, et kas need käivad ainult alati käsikäes, eks ju, et nad on ju täitsa eraldivõetavad ka, on ju, motivatsioon ja distsipliin. ja distsipliin absoluutselt, see on ka minu teises nimekirjas, on ju, sellepärast et mis juhtus, oli see, kui oli Covid, on ju, kui inimesi saadeti koju tööd tegema, varem ju seda valdavalt ei olnud, siis ütlesid mul tuttavad näiteks riigifirma töötajad isegi ja suurfirmade töötajad ütlesid, palgatöötajad ütlesid, et asi läks täitsa käest ära, et ta ei lõpetanudki töötamist ära, onju. ei olnud seda, et sa pead panema arvuti kinni ja koju minema. nii et teistpidi distsipliini oli neil vaja hakata õppima, onju. nüüd, kui nüüd võtta niipidi, et kui sa oled ettevõtja ja sul ei ole juhti, kes ütleb, et tee seda ära, on ju, sa ise oled oma juht. noh, siis see distsipliin ongi see, et kuidas ennast siis niimoodi armastavalt nügida, mitte ka olla autoritaarne juht endaga, on ju. aga hoidagi ikkagi seda, et mul on täna need asjad tehtud, ettevõtjana on sul tohutu suur lehvik on ju asju, mida sul on ära vaja teha erinevates valdkondades. et ükskõik, kus sa oled, küsimus on, et sul saaksid need võtmetegevused tehtud, on ju. et kui mina räägin ettevõtluse vabadusest ja minu peamine üks väärtus on vabadus ja ma hakkasin tagantjärgi, nüüd saan aru, et ma hakkasin ettevõtjaks mitte sellepärast, et kühveldada nagu miljoneid kokku, on ju, vaid sellepärast, et rohkem kogeda vabadust, siis et seda saab ainult kogeda siis, kui sul on distsipliin. et kui ma nüüd muuseas peaks Dubais ju olema praegu, et mõtlesime, et jaanuaris, et me tahame minna olla kohe mitu päeva seal, mitu nädalat isegi, et kogu jaanuari on ju. ja siis tuli lumi maha ja siis tulime siia hoopis Lõuna-Eestisse, et 2 nädalat suusapuhkust. ideaalne muuseas, kes on ettevõtja, kes saab tulla nädala sees. noh, kõik need mingid Kuutsemäed ja muud suusarajad ja spaad on ju, on nagu laupäev, pühapäev on ääreni täis. ja siis ütlevad need suusavennad ja rendivennad, et reedel kell 5 minutit peale 12, ennem seda on täiesti vaikus, 5 minutit peale 12 on niuke rüsin ja kohe on vaja suuski ja kõiki ja siis on jälle vaikus, eks ju, kohe pühapäeva lõunast. nüüd selleks, et sa saaksid nagu vastuvoolu nii-öelda ujuda ja teha ettevõtjana, nautida vabadust, siis kui ma olen nüüd olnud 2 nädalat siin suusapuhkusel, siis ma olen ikkagi pidanud hoidma seda distsipliini, et ma ei unusta ära oma kliente ja oma tegevusi, on ju, juhina ja firma omanikuna. ja kui ma nagu otsin seda efektiivsust ja seda, kuidas neid kokku panna, siis ei ole nii, et üks rikub teise ära, puhkustöö või vastupidi, onju. vaid ma leiangi praegu ka, teised läksid mäele. ma räägin siin teiega vahvat juttu ja pärast lähen ka mäele, onju, vahepeal olen hästi asjalik ja siis muudan oma. see vabaduse ja vastutuse seos on sul ka üks nendest põhiteemadest, et kuidas sa ise, mitu tundi sa teed päevas tööd? Ausalt.
no ma olen ikkagi selle 4-tunnise töönädala fänn. Selline raamat on ka olemas, eks ole. aga kuna mulle mu töö meeldib, siis tihti tuleb neid tunde juurde, et ma niimoodi ei loe, onju. aga ma jah, just seda mõtlesingi, et tegelikult see, nagu sa selle Covidi näite tõid, et inimesed enam ei teinud vahet, et kus on kontor ja kus on kodu, eks ju. et ettevõtjana on ju ka väga raske juhtida seda aega, et eriti veel, kui sulle meeldib see tegevus sinu ettevõttes, mida see peaks sulle meeldima, sest muidu sa teeks seda vastumeelselt, eks ole. et noh, millal see tegevus on töö ja millal see tegevus on noh, niisama meeldiv ajaviide või tegevus, eks ole, mis võib ka kasu tuua, aga et noh, et kuidas sa seda aega siis ikkagi nii juhid ja iseennast, et sa saad aru, et millal on töö ja millal on puhkus või sellisel juhul selles vabaduse kontseptsioonis ei olegi see enam oluline. ei ole oluline ja ma ei ole, võin öelda šokeeriva tõe, et ma ei ole 25 aastat, ei ole mul puhkust olnud aga see tähendab, et ma olen kogu aeg, eks ju, ma ei vaja seda puhkust, et kui keegi klient soovib mult midagi, ma ei tea, keset juulikuud või siis, kui ma olen palil ära, siis noh, no problem, eks ju. internet töötab ja asjad töötavad ja ma teen, teinekord on niimoodi, et tuleb, ma olen, ma ei tea, surfamas ja vaatan ennem merele minekut, vaatan, et oo, mingi kliendi meil tuli, et vajab asju teha, onju. Siis mul on see, et ma nagu mõtlen, et nagu ei tahagi surfama minna, ma tahaks seda asja teha, aga siis mõtlen, okei, ma lähen, mul oli plaan, ma lähen, käin ikkagi surfamas ära. Ja siis mul on nagu mõnus komm on see, et ma tean, et mul on pärast see noh, töö, ma ei tea, kas seda siis saab tööks nimetada, töö ka ees, on ju. sest et, sest nüüd, et surfamine on kohustus ja ja, ja, ja kliendi emailiga tegelemine on komm. ja, ja siit tulebki, et ma mõtlen sisse selline asi, mis tegelikult on ülioluline ettevõtjaks hakkamisel või ettevõtja olemisel, on missioon. Et mõtestatus, et ma olen mõelnud selle miks'i peale. väga paljud, neil on see olemas, see miks, eks ju, et mille kaudu nad maailma paremaks tahavad teha. aga nad ei ole seda võib-olla teadvustanud või sõnastanud. kui selle ära sõnastad endale ja teadvustad ja mõtled läbi, siis ma ütleks, sa ei tee enam tööd pärast seda, sest siis ongi see elevus, et oo, nii lahe, et ma saan veel jälle tänu kliendile, kes saatis mulle tellimuse, ma saan oma missiooni täita, onju. Ma pean ütlema, et Jüri on esimene inimene nendest, kes kutsubki siis ettevõtjaid ja juhte välisreisidele. ütleme, Jüri teeb neid siis palile, aga on selle 10+ aasta jooksul olnud ka varem neid kutseid, kus ma olen tundnud survet, et ma pean juhina minema ja siis lõdvestuma ja ennast 100% välja lülitama ja ma ei ole seda kunagi valinud, sest ma tõesti reisin ka palju ja reisimise hulka juurde kuulub alati see paar tundi ka töö tegemist, mis on kõige tähtsamad asjad. Ja siis, eks ju, selle nii-öelda riigi nautlemist ka sinna juurde. aga Jüri oli mees, kes tuli ja ütles, mulle tundus isegi justkui ketserlikult, et ära tule palile puhkama tule tööd tegema teises keskkonnas. ma tahaks nüüd teada, kuidas nende olukord täna on, kes sealt on tagasi tulnud? vaata, see on selline 2-nädalane, nimetame arengukiirendi, mis on natukene segadusse ajav, ma näen mõndadele inimestele, et kui asja nimi on ettevõtjate inspiratsioonireis, eks ju, siis et ongi see, et nagu, et mis mõttes, et nagu, kas ma lähen nüüd puhkusele või ma lähen tööd tegema või kui ma lähen sinna ettevõtjana, et noh, mis siis seal hakkab olema, onju. ja mulle tundub, et see on üks parimaid viise, on ta siis nüüd praegu palile, teinekord võib-olla kuhugi mujale, kuidas õpetadagi seda, et noh, siin samamoodi see 2 nädalat, mis ma olen olnud ja ma ei ole öelnud, et saatnud välja seda puhkuseteadet, on ju. ärge minuga ühendust võtke. siis palil samamoodi, millegipärast see keskkond seal kuidagi hästi toetab seda, et mida mina olen siis nagu 25 aastat otsinud ja õppinud ja kohaldanud, et kuidas teha
kuidas nautida päeva ja samas teha ära ka kõik need vajalikud asjad, mis tooksid mulle, anda maailmale väärtust, inimestele väärtust ja siis nad toovad mulle tagasi selle, et ma saan ka konkreetselt money, on ju, lõpuks ka, saan ka muud. kas see mõtteviisi muutus selles mõttes ei olegi oluline, et kohustustest saavad meeldivad tegevused, et ja, me näeme ikkagi, ja, noh, ma ei tea, kooliajast ma juba mäletan, et kui oli, noh, ma ei tea, kontrolltöö tuli, siis oli kohustus õppida, mitte ei tundunud nagu, et oleks meeldiv ja. olnud õppida, eks ole, et see oli kuidagi survestatud või peale surutud, aga et kui sa jõuad ikkagi sellesse enesejuhtimise teadlikku vabadusse, et siis sa tegeled ikkagi meeldivate asjadega. No sealhulgas on mõned kohustused ka, noh, hommikul tuleb hambaid ka pesta suurest kohustusest, eks ole. aga et enamus päev ikkagi möödubki päriselt möödubki meeldivaid asju tehes. Kui sa võtad niimoodi, et sa mõtled, et see on hügieeni mõttes tohutult kasulik ja mõnus, kui su hambad saavad puhtaks, on ju, siis langeb ära see, et see on kohustus, vaid sa lihtsalt tahad seda teha. Ja muidugi see, see et on ka meil, distsipliini küsimus, eks ole. aga see on et sa distsipliini lihtsalt küsimus tead, ja et meelde hommikul ja tuletada, õhtul et tuleb tahan seda seda teha. teha, on ju. Ja muidugi see, et nüüd meil on 12-aastane, eks ju, kooli kohustus, on ju. Väga palju ma näen noori, endal on ka noored just selles nagu, et faasis, et nüüd on ülikooli läinud, on ju. Et väga paljudele esimest korda, kui nad siis nüüd lõpuks valivad selle, mida nad tahavad õppida, lähevad ülikooli, siis tekib esimest korda see, et ta peab seda harjutama ära endalt, et ei ole kohustus minna õppima, vaid ta on ise selle valinud ja ta tahab õppida, on ju. Siis see on ju parim asi ever. Teine tuleb klassi ette, räägib sulle asjadest, õpetab sind, on ju. Aga kui sa tajud, et see on mingi kohustus, ma pean siin olema, siis noh, siis sa oledki kogu aeg selles kinni. Samas, et kui sa nagu meeleseisundit suudad muuta, et hullult lahe, et see võimalus üldse on. väga paljudele, väga miljonitele inimestele maailmas ei ole seda võimalust, et sulle tuleb üks spetsialist, räägib matemaatikast, teine räägib keeltest, kolmas räägib füüsikast, on ju. Ja ta viitsib sinuga jamada ja anda sulle edasi oma teadmisi. Aga miks, miks ju maailma hariduses tegelikult ikkagi rõhutataksegi seda, et pärast seda 12-aastast kohustuslikku haridust, noh, mille üle võib teise podcast'i teha, et kui kohustuslik ta siis ikkagi peaks olema, eks ole. et võta see 1 aasta ja mine käi mööda maailma ringi ja leia endale see teema, mis sulle tegelikult huvi pakub, päriselt. kus sa päriselt ja, leiad seose enda teadmiste, oskuste, maailma paranduslike ideoloogiate, soovide, enda isiksusega, eks ole, et tegelikult ju täpselt sama kehtib juhtide puhul ju ka ju, et ikkagi oluliselt paremad inimeste tundjad ja protsesside juhtijad on juhid, kes on saanud erinevaid kogemusi ja võib-olla mitte ainult Eestis, vaid ka Mujal. väljaspool Eestit, eks ju, et absoluutselt. siin on teatud nagu paralleel olemas. ma tahtsin veel enne, kui me ära lõpetame tänase vestluse, küsida, ma tuleks tagasi sinna, kes siis ikkagi juht on ja need juhi 2026 olulised omadused, mida Monika enne küsis, et me jõudsime julguseni, enesejuhtimiseni ja sellise innukuseni teha asju rõõmuga, Mul on mitte. veel üks väga oluline asi siin listis, mis on nii ettevõtjale kui juhile ja mida peaks õppima ära ja kuidagi õpetama lastele varem, kui ta on 12 aastat koolikohustust ära käinud. Selline sõna nagu kergemeelsus. Vaata, kas see on raskemeelsuse vastand, võib-olla on ju. Raskemeelsus on selgelt sihuke, ei otsi seda seisundit. Kuidas teile tundub, kas tuli selline mõte, kergemeelsus, kas Eesti kultuuri kontekstis ei ole ka üdini positiivne sugugi? Kas tegelikult ma kergemeelsus on isegi sihuke vaidleks selles mõttes kerglane? siin vastu, et kui näiteks, ma ei tea, noh, kui ma mõtlen oma sellisele lapsepõlvest alates arenguteele, ma ei tea, kuskil Saaremaal sai külas käidud, siis see Saare onu oli selline noh, niisugune
naljamees ja rõõmsameelne ja ei võtnud elu tõsiselt ja tegi keerulises olukorras ka nalja. Et võib-olla see kergemeelsuse positiivne külg, eks ole, noh, mida sa ilmselt jah, siin pigem ja, tahad rõhutada, et kergemeelsus, selline noh, lollakas olemine on nagu ka, on ju, võib-olla üks tähendus, aga et see ära võta ennast ja kõike nii ja, tõsiselt. ja, asjad juhtuvad, elu läheb ja. edasi. Just seda ma mõtlen, et see kergus, mida mina ka nii nagu oskan ettevõtjatele tahan edasi anda ja õpetada, eks ju. Et lõpuks, kui sa teed igapäevaselt neid otsuseid ja sa oled ettevõtja, näiteks oled ettevõtja või vastutaval kohal juht ja siis sa oled nagu see 80ndate Eesti Televisiooni lastesaatest see karu, kellel see hammas valutab, selline kogu aeg oled nagu onju, siis tegelikult see nagu ei ole ju fun, onju. aga kui sa otsid päeva alustuseks endast sellise kerguse, kergemeelsuse, võtad, et elu ei ole nii tõsine asi, ettevõtlus ei ole nii tõsine asi, onju, et ma peaks seal valutava hambaga nagu olema. et siis tulevad asjad kergemini välja ka ja siis maailm tegelikult annab sulle sedasama asja vastu. tegelikult, kui ma praegu seostan ära ja ma olen lugenud tunnustatud juhtide kiitusi, siis kõik juhid, keda on tunnustatud 2 aasta jooksul, käib seesama tunnustus läbi, et nad teevad töö juures nalja ka ja on siuksed ägedad, lahedad, ja, muhedad inimesed ja nendega on mõnus koos töötada. ja, ja et ta ei karda seda, et teda kuidagi siis ei võeta tõsiselt, kui ta on tema ja päris, eks ju, ja teeb nalja ka. nii et võtame selle siit kaasa. ärme ole siis liiga tõsised 2026 ei juhtidena ega töötegijatena, mis ma nüüd ütlen, juhtimine on ka töö tegemine, eks ole. ja oleme siis julged, oskame rohkem ennast juhtida. teeme asju, mis meile päriselt meeldivad. räägime rohkem ja kui kõigest sellest jääb väheks, minge Jüriga palile jah, tööd tegema oma hingamise tööd tegema ja saate selle hingamise rütmi ja sügavuse ka kätte ja ära proovida lihtsalt, ega seal muud ju ei ole tegelikult, eks ju. et jah, sealt tegelikult, mis on hingamise puhul, ma arvan, hea asi, et tulemused tulevad kiiresti, eks ju, et sa saad ikkagi ja, suht kohe tajud, et kas oli tolku või ei olnud. inimesed siin aitähivad meid juba ja ütlevad, et meeldiv kuulamine oli. mina ütlen teile ka aitäh, see tund sai täna läbi. aitäh, Jüri, et sa selle tunnikese seal suusalaagris võtsid ja mine siis mäele tagasi ja Monika, sulle ka aitäh ja kohtume meie Visionist Eesti juhtide kogukonna podcasti digitaalses toas jälle nädala aja pärast ja siis me räägime töökultuurist ja sellest, kuidas tööl olla üldse oleks tore ja hea ja mis nõuandeid me jagame. ja mina siit kaugtöölt teile tervitusi Vietnamist saadan ka vastu. aitäh, aitäh kõigile. kohtumise ja kuulmiseni.